Selles mahajäetud basseinis elab delfiin. Minu ülesanne on püüda ta koos kriigi teiste siin olevate kaladega välja, et neid päästa. Aga sa ilmselt mõtled, miks on basseinis kalad? Põhimõtteliselt kirjutas mulle üks mu tellijatest ja ütles, et ta vajab minu abi. Nende kodu võeti just ära, mis tähendab, et nad ei suutnud seda enam maksta. Nii nad kaotasid selle. Ja kõige hullem oli see, et neil polnud kuhugi oma kalu panna. Näed, see bassein oligi nende tiik, kuhu nad olid aastaid pannud kõige hullumeelsemaid kalu, sealhulgas ka delfiine. Kuna neil polnud mujale kalu panna, palusid nad mul tulla need kinni püüda ja päästa. Kuid nad hoiatasid mind ka, et see bassein on täis maod. Seega peame olema äärmiselt ettevaatlikud. Ja et aidata mul kõik kalad kätte saada, tein kaasa hulga võrke, kalapüüniseid ja ämbrid. Hakkame siis võrguga püüdma, et näha, mida kõike me kätte saame. Kui te mäletate, siis paar kuud tagasi püüdsime kanalisatsioonist midagi, mis nägi välja nagu delfiin. Mis see on? Ohoo, mis see on? Mis pagan? Püha taevas, Helen, mis toimub? Issand jumal! Mul pole tõesti õrna aimugi. See näeb nii veider välja. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Mis pagalat me just kinni püüdsime? Näeb välja nagu delfiin. Ja teie ütlesite mulle, et neid kutsutakse delfiinmormürideks ja nad kasvavad umbes 1 meetri pikkuseks. Ja selle basseini omanik ütleb, et tal on siin üks sees ja see on peaaegu täiskasvanud. Nii et see on selle video peamine sihtmärk. Aga kes teab, mida me veel leiame? Alustasin oma otsingut ja hakkasin märkama hulga kalu. Kuid nad polnud eriti suured. Väikesed tillukesed lepamaimud olid igal pool. Ma nägin neid tuhandeid. Võtsin oma esimese küflitäie ja sain oma esimese kala. Ma tundsin midagi. Issand jumal, meil on juba kala käes. Vaata seda. See on tohutult suur kuldkala. See on kuldkala, eks, mitte koi. Issand, ta on nii pontsakas. Vaata seda. Okei, see oli lihtne. See oli vist meie 3. kühvel ja me juba püüdsime kala. See siin näeb välja nagu suur vana tavaline kuldkala. Ta on siin kindlasti hästi söönud. Vaata, kui paks ta on. Paneme nüüd hoidmisämbri vett täis, paneme ta siia sisse ja jätkame. See on väga hea märk. Esimene kala käes, aga mul on tunne, et seal on veel palju rohkem. Vaata seda, ta sobib ämbriga kokku. Nii sõber, ole nüüd tubli. Ma sain just aru, et basseinis on paganama puu. Ma ei tea, kuidas ma seda varem ei märganud. Aga jah, basseinis on puu. See teeb asja palju raskemaks. Ma arvan, et enamik kalu peidab end seal okste vahel ja otsib varju. Tead mis? Ma võtan võrgu ja lähen siia, otse selle oksa alla. Jah, vaata seda. Ma sain oksa kätte. Me saime ka kala. See toimis. Vaata seda. Mis see on? Kas see on haug? Vaadake, poisid. Mul oli õigus. See on haug. Ma ei tea täpselt liiki, aga ma... Seal ta läheb. Okei, ma proovisin haugi uuesti püüda, aga ta oli läinud. Issand, see on tõesti jama, poisid. No meil oli haug ja ta hüppas tagasi basseini. Loodetavasti saame ta uuesti kätte. Aga see oli tõesti hea. Ta oli täpselt selle puu all, nagu ma arvasin. Vaata seda. Vaata kõiki neid kalu, kes nüüd liikuma hakkasid. Siil on sääsekalad või kupid või lepamaimud, mis iganes nad on. Neid on igal pool. Ma arvan, et nad pandi siia selleks, et kõik röövkala saaksid lõputult süüa. Ja tead, mida see tähendab? Nad on ilmselt väga suured. Võtame võrgu ja proovime selle trepi juures. Seal on tavaliselt kalu. Lõika veel üks oks. Ma ei näinudki seda. See nägi välja nagu leht. Vaata seda. Mis see on? Au! Lõpeta ära! Mis asja? See näeb välja nagu paks maia tsihliid. See võib olla mingi hübriid. Ma ei tea. Võib-olla maia tsihliidi ja papagoi tsihliidi vahel. Kes teab, putid? Aga ta on päris lahe. Kui ma lähemalt vaatasin, märkasin ma teist kalavõrgus. Vaata seda. Veel üks kala. See näeb välja nagu säga. Kas see on hoplosäga? Ma arvan küll. Noh, 2 kala ühes võrgus. Meil läheb praegu tõesti hästi. Paneme nad ämbrisse ja liigume edasi. Loodame, et siin pole amööbe. Ma tõesti loodan, et ei ole, sest see näeb natuke selline välja, nagu võiks olla. Kui te ei teadnud, siis ajusööjad amööbid tekivad magevees, mis on tavaliselt soe ja seisnud, ehk siis mahajäetud basseinides. Ja kui üks neist amööbidest satub sinu nina sõrmetesse, sööb ta su aju ära ja sa tõenäoliselt sured. See on veel üks põhjus, miks me pidime selle päästeoperatsiooni ajal ettevaatlikud olema. Helen, ma tundsin, mis see on? Jumal küll. See on neetud albino paku. Rahune. Vaata seda tüüpi. Issand jumal. Ma tundsin teda. Ta oli nii tugev. Ta siputas ringi. Me saime albino paku. See on nii lahe. Näita meile neid pärlvalgeid hambaid. Vaata neid hambaid. See näeb hull välja. Peaaegu igas võrgus püüame midagi. See on tõesti lahe. Pareme nad ämbrisse. Ja nüüd me teame, et siin on paku, aga äkki me enam ei püüdnudki kala. Võrk võrgu järel ei saanud me midagi. Ja ma arvan, et ma tean miks. Ma arvan, et kõik kalad lähevad sinna puuokste vahele, sest me ei püüa enam midagi. Proovime midagi püüda. Kas sa kuulsid seda? Jumal küll. Mis toimub? Meil on siin 2 kala. Jumal küll. Ai, see üks keerutas mind.
mis see on? Kas see on jaaguar? Ei, see ei ole jaaguar. Vau, kutid. Olgu, tänase öö esimene salapärane kala. Mul pole aimugi, mis see on. Okei, mul pole tõesti õrna aimugi. See on kindlasti mingi tsihliid. Ja siis vaadake seda. See on hullumeelne. See on nii ilus. See on mingi Aafrika tsihliid. Ma arvan, et seda kutsutakse OB baabuliidiks. Vau, ma pole kunagi nii ilusat näinud. See läheb otse tsihliidide tiiki. Vaata seda, me täidame ämbrit kiiresti. Meil on baabuliide ja siis väike salapärane tsihliid. Võta aga. Kindlasti kommenteeri alla kõik kalad, keda sa tänases videos näed. Eriti need, mida ma ei tunne. Aita mind natuke. Aga jah, lähme edasi. Proovime selles nurgas võrku kasutada. Me peame kõik need oksad eest ära saama. Suur. See on sügav. Ma arvan, et ma ei jõududki põhjani. Seal all on tõesti sügav. Oh jumal, meil on ikka veel kalu. Vaata seda. Veel üks paku ja siis veel üks hoplaosaga. Oota korraks. See siin on must tambaki paku. See on nii lahe. Mul polegi sellist. Nad on tegelikult üsna haruldased. Nii et me paneme mõlemad need tüübid ämbrisse. Ja jah, see on tõesti lahe. Üks mul lemmikleidudest siiani tambaki. Need asjad kasvavad tõesti väga suureks. See on nii lahe. Ja mäletad, kui ma ütlesin, et siin on väga sügav? Proovime järele. Ma ei jõududki selle võrguga põhjani. Issand jumal. Vaata seda. Ma arvan, et siin on tõenäoliselt suuremad kalad. Nii et jätkame siin võrgu loopimist. Vaata seda. See on rõve. Issand jumal. Siin on kindlasti amööbid sees. Ja sa puudutad seda. Ma jätkasin võrgu loopimist ja sattusin millegi hullumeelse peale. Vaata seda. Issand jumal. Ma arvan, et me püüdsime siit 3 kala. Vaata, glow-nuga kala. See pole ka tavaline. See siin on kuninglik glow-nuga kala. Sa näed seda kõigi nende täppidega. See on tõesti lahe. Meil on veel üks salapärane tsiklid, ma arvan. Mul pole aimugi, mis see on. Ja siis on meil siin veel üks kala. Ja see on väike beebi Oskar. Rahune. Vaata seda. Väike Oskar. 3 kala ja 1 võrk. Ma panin kalad hoidmisämbrisse ja siis tuli mul üks idee. Nii, kutid, me oleme juba palju kalu püüdnud, kuid me pole veel sinna poole jõudnud. Nii et ma jooksen ringi, viin mõned võrgud sinna, see on puule lähemal. Ja, loodetavasti püüan midagi hullumeelset. Issand. Oota, siin nurgas on nii palju kalu. Ei. Ma arvan, et üks pääses minema. Ma tundsin neid. Pole võimalik. Helen, vaata seda. See ei ole kala. Vaata seda. Mu jumal. See on väike kilpkon. Mis kilpkon see on? Hei, sõber, mu jumal. Vaata teda. Ma värisen. See on nii lahe. Kas sa tead, mis kilpkon see on? Ma ei oska öelda. Kuramus. Tal on saba. Kas see on lõukkilpkon? Mu jumal. Aga see tõesti näeb välja nagu lõukkilpkon. Ma pole kunagi nii väikest näinud. Vaadake, kui lahe see on, kutid. Ma just püüdsin väikese kilpkonna ja ma arvame, et see on väike lõukkilpkonn. Ma ei tea, ma ei ole kilpkonna ekspert. Kommenteerige all, kui see on tõesti see, aga ma olen igaks juhuks ettevaatlik. Ja kui see on tõesti lõukkilpkonn, siis kahjuks me ei saa teda lemmikloomana pidada. Aga see on tõesti lahe. Me tõime ta basseinist välja, sest ta poleks kindlasti ise sealt välja saanud. Video lõpus laseme ta loodusesse tiigi äärde ja anname talle parema elu. Ja jah, ta on tõesti armas. Ma otsisin edasi ja märkasin midagi suurt nurgas. Ma märkasin midagi. Vaata siia. Tule nüüd. Kas me saime ta kätte? Mis see on? Issand jumal. Ma arvasin, et see on kala. Ma ei teagi, mis see on. Ma arvasin, et see on kala, aga ei ole. Issand jumal. Vaata, see on kala. Ma ei näinudki seda ette. Vaata seda. See on veel üks paku. Kas see on tambaki? Ma arvan, et on. See on veel üks tambaki. Issand jumal. Need inimesed, kes need kalad siia panid, pidasid tõesti haruldasi kalu. Ma mõtlen, jah, neil on delfiinikalad, nii et olen kindel, et neil on veel muudki lahedat. Aga see on veel üks tambaki. Paneme ta ämbrisse. Aga see pole see, mida ma nurgas nägin. Mis iganes see oli palju suurem kui see. Nii et ma viskasin võrgu samasse kohta, lootuses suuremat kala püüda. Ma püüdsin puu. Ma püüdsin 2 puud. Ei või olla. Issand jumal. Issand jumal, Helen, vaata seda. Kas sa teed nalja? See on tõeline hiiglaslik Oskar. Ei. Ma mõtlen. Helen, pane nina kinni. Vaata, kui ilus see Oskar on. Okei. Ei. Paneme ta ämbrisse enne, kui ta plehku paneb. Vaata seda. Ta on tõesti ilus. Ilus punane Oskar. Ta on ka päris suur. See oli hea tõmme. Ma arvan, et ma just nägin midagi. Meil on palju lehti. Jah, meil on seal kala sees. Mis see on? Ohoo, mis see on? Kas see on lipusaba? On küll. Me ei püüa neid kunagi. Need on tegelikult üsna haruldased. Vaata, kui lahe saba tal on. Sellepärast kutsutaksegi teda lipusabaks. Me lisasime ta ämbrisse ja siis märkasin ma midagi. Issand jumal. Helen, vaata, seal on mesilasema.
Okei, ma proovin ta kinni püüda. Tal on ainult üks sõrg. Tõesti. Olgu, ma pean siin kiire olema. Ma proovin selle jõlevähi paljaste kätega kinni püüda. Valmis? Sain ta kätte. See on ka eriline jõevähk. Ta on nagu punane ja pruun. Ja jah, see on päris lahe. Meil on nüüd ilus väike värviline jõevähk. Pärast seda läks kõik rahulikumaks. Nii et ma otsustasin uuesti sügava otsa proovida. Tule nüüd. Jumal küll. Ma arvan, et kalad lähevad targemaks, kutid. Nad kuulevad kogu seda saginat ja ilmselt lähevad selle puu sisse peitu. Ja ma arvan, et ainus viis selle vastu võidelda on panna siia mõned kalapüünised, mida me ka teeme. Aga kõigepealt proovime õnne nende võrkudega. Ja jumal küll, me tegelikult püüdsime midagi kinni. Kuulge, me pole umbes 20 minutit midagi saanud. Jumal küll, me saime 2 kala. Vaadake seda, meil on karr. Ma ei tea, mis tüüpi karr see on. Ma arvan, et see on lihtsalt Florida karr. See on tõesti lahe. Ja siis saime selle. See on väike gurami ja karr. Paneme nad ämbrisse. Nii, seal nad ongi. Vau, meil on siin palju kalu. Ma arvan, et on aeg siia õhupump panna. Need tüübid on jah, nad on seal tihedalt koos. Ja järgmine kala oli midagi, mida ma poleks kunagi oodanud kinni püüda. Issand jumal, kas see on see, mida ma arvan, Helen? See on kuradi makoonisega. Guunid. Me just püüdsime guunisega, issand jumal. Nad ei öelnud mulle, et siin on guunisega. See on hullumeelne. See oli viimane kala, mida ma ootasin siit püüda. Kui te ei teadnud, siis see siin on guunisega. Ja nad on ühed neist inimesi söövatest sägadest. Nad kasvavad kuni 12 jalapikkuseks ja on pärit Indiast. Ning neid tuntaksegi selle poolest, et nad söövad inimesi. Mul on kodus juba paar tükki olemas ja nüüd lisasime veel ühe perre juurde. See on äge. Ma ei suuda uskuda, et me just püüdsime siit koonisäga. See on hullumeelne. Ma koristasin mõned oksad ära, et saaksime ülejäänud tiigiosa võrguga läbi käia. Okei, vaata seda. See on ideaalne. Nüüd saame selles nurgas võrguga püüda. Hakkame pihta. See on sügav. See on paganama sügav, Helen. Issand jumal. Kas see oli kala? Mul on midagi. Tõmbasin selle välja ja see osutus väikseks kopsukalaks. Vaata seda. Vaata tema kätt. Tal on nagu 2 jalga, mis välja tulevad. See ei ole normaalne. Vaata. Näed seda? Siin on 1 jalg. Ja siin on tal 2. Issand jumal, ta on nii armas. Ma armastan seda kutti. Olgu, paneme nad ämbrisse ja ma arvan, et teeme selles nurras veel paar tõmmet võrguga. See tundub olevat üks hea koht. Just seal. Issand jumal, ma näen praegu päriselt kala. Valmis? Tule nüüd! Ma sain ta kätte. Issand jumal, ma arvan, et tean, mis see on. Helen, vaata seda. See on paganama tatnoid. Me hakkame siin juba haruldasemaid kalu leidma. Vaata, kui lahedad need kalad on. Nende suud tulevad niimoodi välja ja nad imevad kala lihtsalt sisse. Panime ta ämbrisse ja jätkasime. Ma just nägin midagi. Kas sa nägid seda? Midagi ehmus. Issand jumal, Helen. Jälle kopsukala? Ei, see on bicep. Mis asja? See on suur kala. Okei, ei mingit põgenemist. Me peame selle tüübi ämbrisse saama. Ta on küll tige, aga vaata seda. See on tõeline eelajalooline dinosaurus. Kohe siin. Vaata neid ogasid. Mees, sa ei taha nende otsa kinni jääda. Võtsin veel ühe suure võrgu, aga seekord keskele. Vau, okei, meil on veel üks imeline babulin tšiiklid. Vau, vaata neid valgeid uimi. See on ilus. Ja meil on siin veel midagi. Veel üks salapärane tsiiklid mingit sorti. See näeb välja nagu geofaagus võib-olla? Ma ei tea. Paneme nad ämbrisse. Ja siis sain ma tegelikult just aru, et me pole veel madusid näinud. Omaanik ütles küll, et see kubiseb neist. Nii et ma arvan, et meil on vedanud. Ma ei teadnud veel, et meil on kohe esimene kohtumine maoga. Tead, millele ma just praegu mõtlesin? See on mullivann. Ja seal on vesi sees. Ja me pole sinna veel vaadanud. Ma ei tea. Kui vesi oli kõrgemal, siis võib-olla kalad said sinna sisse minna. Igal juhul tasub kontrollida, et veenduda, et seal pole kalu. Nii et hakkame pihta. Siil sees on pime, vesi on sogane. Vaata seda, siin peab midagi sees olema. Midagi nagu liiguks seal all ringi. Las ma torkan natuke ringi. See on hirmus, see on sügav. Mis see on? Vaata, seal on kala. Jumal küll. Seal on kala sees. Jumal küll. Jumal küll. Jumal küll. See on madu, Helen. Ja sa jätsid mu siia sellega. Ma ei tea, see oli madu. Ma ehmusin. Noh, me sattusime oma esimese maa otsa ja see oli suur. Aga me nägime ka kala mullivannis, kelle peame kätte saama. Okei, unustame mao ära. Siin on kala. Ma arvan, et see on jälle albiino paku. Me proovime ta kätte saada. Sain ta kätte. Sain nad kätte. Hästi. Kui seal on 1 kala, võib seal veelgi olla. Ta pritsis mulle vett näkku. Okei, see pole hea. Kui seal on 1 kala, võib seal veelgi olla. Ja see on suur albiino paku. Ja kuna mullivannis võib veel kalu olla, peame nad kätte saama. Aga kõigepealt peame mao eemaldama. Olgu kutid. Kui sa ei teadnud, siis maod on sõna otseses mõttes üks minu suurimaid hirme. Issand jumal, see on tohutu. Mis asja? Issand jumal, see on sinu suurune, Kristjan. Ma lähen siit minema. Nad on varem mu tiigid üle võtnud ja nende kättesaamine polnud lihtne.
ma ei oodanud, et pean seda täna tegema ja ma pole üldse rahul sellega. Seal ta ongi, kohe seal nurgas. Kas ma peaksin proovima ta võrguga välja võtta? Ma ei hakka teda paljakäsi võtma. Olgu, ma haaran ta sabast. Valmis? Issand jumal, see on paganama suur. Ma ei suuda seda teha. Palun lihtsalt tule sellest mullivannist välja. Sa saad hakkama, Helen. Mine sinna. Palun, mine lihtsalt võrku. Jah. Jah, sain ta kätte. Issand jumal. Issand, see on kõige suurem madu, mida ma kunagi näinud olen. Vaata, ta üritab mind praegu rünnata. Vaata, kui jäme ta on. Ta on ilmselt kõik kalad siin ära söönud. Omaanik ütleb, et neil on aastaid olnud probleem madudega, sest tiigis on nii palju kalu ja maod söövad kalu. Seetõttu tõmbuvad maod basseini ligi. Hea, et me selle tüübi kätte saime. Viime ta kaugele ära ja viime ta minema. Ja siis jätkame kalapüügiga. Vaatame, mida veel saame kinni püüda. Ma arvan, et siin võib olla palju rohkem kalukutid. Ma näen siin nurgas midagi ujumas. Mis pagan see on? Kas sa nägid seda? Kas ma sain ta kätte? Jumal küll, me saime ta kätte. Vaata seda. Mis sa oled? See on neetud kopsukala, Helen. Ma nägin teda vee pinnale tulemas. Ilmselt tuli ta õhku hingama. See siin on kopsukalakutid. See on nii lahe. Ma ei oodanud, et ma ühe neist kinni püüan. Ja need on ühed mu lemmikkaladest. Nagu näete, on neil väikesed käpad, mis aitavad neil vees ujuda ja põhjas ringi roomata. Ja jah, nad on lihtsalt üliägedad kalad. Ja ma arvan, et see võib olla siiani selle öö suurin kala. Nii et paneme ta nüüd ämbrisse. Ja jah, selles mullivannis on päris pöörased kalad. Oota, suure valgus sinna nurka. Ma just nägin, kuidas üks kala alla läks. Tegelikult on siin päris palju kalukutid. Oota korraks, kas see on kala? Issand jumal, see ongi kala. Ma arvasin alguses, et see on leht. See on väike ogakala. Mis sorti ogakala sa oled? See on nii lahe. Kas ta on elus? Ta ei liigu. Ma just nägin, et ta liikus. Ta liigub? Okei, vaadake seda, kutid. Me just püüdsime väikese magevee ogakala. Ma ei ole kindel täpses liigis, aga ta on tõesti lahe. Lisame selle tüübi ämbrisse ja teeme selles mullivannis veel mõned tõmbed. Vaata teda, vaata teda, vaata teda. Ta läheb hulluks. Okei, paneme su ämbrisse, sõber. Ja pärast veel paari tõmmet püüdsin ma veel ühe kala. Tule nüüd, siin peab veel midagi olema. Mul on lihtsalt selline tunne. Ei ole võimalik, Helen. Vaata seda. Saime 2 korraga. Siin on sinine jõevähk ja mingi säga. Vaata seda tüüpi. Issand jumal. Tal ei ole sõrgu. See tüüp ei saa mulle midagi teha. Ta on lihtsalt kahjutu. Mul on temast tõesti kahju. Võib-olla võtsid mõned kalad siin tema sõrad ära. Ma ei tea. Meil on ka see väike tüüp. Ma olen neid varem püüdnud, aga ma ei ole kindel nime osas. Võib-olla üks sarvsäga. Ma ei tea. Ma arvan, et nad kutsuvad teda nii, sest tal on siin väike sarv. See näeb välja nagu üks sarvik. Lisame need tüübid ämbrisse. Ja jah, see mullivann on andnud päris pööraseid kalu. Ma ei oodanud seda. Tegin mullivannis võrguga veel ühe tõmbe ja püüdsin kloonnugakala, kummitusnugakala ja veel ühe salapärase kala. Panime nad ämbrisse ja siis oli aeg kalapüünised paika panna. Nii poisid, vaadake seda. Siin on 2 minu lemmik kalapüünist ja me paneme mõlemasse sööda sisse, asetame ühe sügavasse otsa ja teise madalasse otsa ning jätame need siia paariks tunniks. Ja loodetavasti püüame midagi pöörast. Küll aga ei tea ma, kas see suur delfiin mahub nendesse kalapüünistesse, nii et hiljem selles videos paneme välja minu hiiglasliku kalapüünise. Ja kui selles basseinis on midagi suurt, siis me kindlasti püüame selle kinni. Panime kalapüünistele sööda sisse ja nüüd oli aeg need vette lasta. Olgu, esimene kalapüünis läheb madalasse otsa. Paneme selle siia. See on ka hea, sest ma arvan, et me püüame tuhandeid sääsekalasid ja see aitab meil neid päästa, kuna nad on väga väikesed. Aga noh, kes teab, mida me veel kinni püüame? Siin on palju kalu. Teise kalapüünise paneme sügavasse otsa, kuid tõenäoliselt kaotame selle, kui me ei kinnita nööri millegi külge. Seega paneme selle lihtsalt puu külge. Mõlemad püünised on paigas. Jätame need siia paariks tunniks. Samal ajal jätkame võrguga püüdmist. Vaatame, mida kõike me kätte saame. Pärast kalapüüniste paigaldamist õnnestus meil veel paar kala kinni püüda. Saime midagi. Mis see on? Issand. Kas see on see haug, mille me kaotasime? Kas mäletad, kui me video alguses haugi kaotasime? See võib olla see sama või siis lihtsalt mõni teine. Aga igal juhul saime endale haugi. Väga lahe kala. Paneme ta ämbrisse ja jätkame. Aga kui läks pimedamaks, hakkasime nägema palju rohkem maosid. Kas see on madu? Helen, jumal küll, see on vist veel üks madu. Kus? Sealsamas. Jumal küll. See on madu, eks? See on madu. Jumal. Nojah, nad ei teinud nalja, kui ütlesid, et see bassein on madudega üle ujutatud. See on juba teine, mida näeme. Ja ma arvan, et mida hilisemaks öö läheb, seda rohkem nad hakkavad välja tulema. Nii et peame kindlasti nüüd vaatama, kuhu me läheme. Midagi suurt. Jumal, see oli hea. Otse puu otsas. Seal ongi kõik kalad olnud. See on veel üks kurami ja veel üks paku. Selles basseinis on nii palju pakusid. Ma arvan, et see on lihtsalt tavaline punakõht.
ja siis see tüüp, ma ei tea, mis tüüpi kurami see on. Võib-olla suudlev kurami? Ma olen üsna kindel, et see ongi. Aga igal juhul, meil on veel 2 kala, meil läheb praegu väga hästi. Ja meil on kohe tulemas kalapüügipüünised. Me püüame nii palju kalu, see saab olema hullumeelne. Siin me just nägimegi seda madu. See on natuke kahtlane, aga ma näen siin palju kalu üles tulemas. Jah, see oli hea kühveldamine. Seal peab midagi olema. Vaatame, mis meil on. Issand jumal, ei või olla. Veel üks väike naksav kilpkonn. See on nii lahe. Ta näeb täpselt samasugune välja nagu eelmine. Ja ta oli samas kohas. See on nii armas. Kujuta ette, kui palju neid seal all on. Paneme ta tema venna juurde. Ja hiljem videos laseme nad ühte väga ilusasse tiiki lahti. Ja, see on lihtsalt armas. Olgu, proovime veel mõned naksavad kilpkonnad kinni püüda. Tule nüüd, seal peab küll mõni kala olema. Ma mõtlen, et see on nagu... Jah, vaata, seal on midagi sees. Mis see on? See on tiigrisaba. Vaata seda. See on kindlasti minu selle õhtu lemmikala. See siin on ilus tiiger shovelnose. Meil on kodus ainult mõned sellised ja nad kasvavad väga aeglaselt, kuid nad võivad väga suureks kasvada. Ja ma mõtlen, need mustrid nende peal, vaata kui lahe see on. See on lihtsalt nii ilus säga. Ta on päris suur. Jah, ta on korraliku suurusega. Olgu väike sõber. Nii, mine oma sõprade juurde. Ma mõtlen, vaadake seda te kõik. Issand jumal, ma ei suuda neid kõiki isegi kinni haarata. Kujutage ette, kui palju me neid kalapüünistesse saame. See on ainult võrkudega. Ma ei näe isegi midagi. See vesi on tõesti nii räpane. Me saime midagi. Issand jumal. Jah, me leidsime tõelise varanduse. Vaata seda. See on kindlasti Jack Dempsey. See on kuldkala. Ja siis saime veel ühe sellise salapärased sihlidi. See näeb välja täpselt nagu eelmine. Lisame nad ämbrisse. Ja ma ei hakka valetama, kutid. Ma olen tõesti väsinud. Ma olen täna öösel võrguga palju püüdnud. Ja ma arvan, et me võiksime nüüd kalapüünistele lootma jääda. Anname neile veel paar tundi ja kontrollime neid. Ja loodetavasti püüame selle delfiini kinni. Kui mitte, siis loodetavasti saame midagi pöörast. Aga kõigepealt peame need tüübid lisama. Au! Peame need tüübid ämbrisse panema. Lõpeta ära! Au, see hammustab mind! Au, mis teil kaladel viga on? Ma päästan teid. Me jäime ootama. Ja nüüd oli lõpuks aeg kalapüünised üle vaadata. Nii, kutid, on möödunud veel 1 tund ja lõpuks on aeg esimene kalapüünis üle vaadata. Hakkame siis pihta. Vaatame, mis me saime. Delfin, 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 delfin. Ma ei lahkus siit ilma oma delfiinita. Issand Helen, vaata! Issand jumal, seal on miljard kala sees. Nad lähevad hulluks, neid on nii palju. Mis meil on? Mis meil on? Seal on veel üks suur albiino paku. Lõpeta rabelemine. Issand, siin on nii palju kalu. Vaata seda. Paneme ta hoidmisämbrisse. Mis veel meil on? Peame kiiresti tegutsema. Siin on palju kalu. Veel üks neetuta pakki. Mis toimub kõigi nende pakkudega? Need inimesed, neile tõesti meeldivad patsud. Saime veel ühe klouni. See ei ole royal. Näed, tal on vähem täppe, aga see on korraliku suurusega kloun. See on tõesti lahe. Issand Helen, siin on neetud punane reetail. Tõesti. Jah, siin on päris punane punasabasäga. Vaata seda. Ta on alles beebi. Au, ei. Au, nii armas. Vaata seda. Oh jumal, ta on nii armas. See on nii lahe, kutid. Ma ei oodanud, et täna õhtul punast pulasaba säga püüan. Ma armastan teda nii väga. Kuidas me talle nime paneme? Nemo. Paneme talle nimeks Nemo. Olgu sõber, mine nüüd sisse. See on nii lahe. Väike kurami. See on veel üks suudlav kurami. See näeb välja nagu maiade tšihlid. Ohoo, oota ei, see ei ole maiade oma. Ohoo, vaata tema mustrit. Vaata, tal on nagu täpid peal. Ma pole seda varem näinud. Ja siis ma kuulsin siin veel üht, ma arvan. Oota, see näeb välja nagu see suur, mille me just püüdsime, aga natuke väiksem. Ma ei tea, kindlasti mingid sihlid. Nii, seal ta läheb. Ja ülejäänud on lihtsalt hunnik sääsekalasid. Nii et paneme nad oma konteinerisse ja hoiame kõik alles ning laseme nad näiteks tiiki või kuhugi lahti. Aga vaadake seda, esimene kalapüünis on tehtud. Meil on seal hunnik lahedaid kalu. Nüüd on aeg teist püünist kontrollida. Olgu kutid, aeg on teise kalapüünise jaoks. Ja kui te hoolikalt vaatate, siis püünise kohal on liikumist. See tähendab kas seda, et me püüdsime palju kalu või siis midagi suurt. Uurime järele. See on raske. Seal peab olema mingi koletis. Äkki on see delfiin sees? Issand jumal, siin on nagu miljard kala. Nad on hiiglaslikud. Issand jumal. See on kõige hullumeelsem kalapüünis, mida ma kunagi näinud olen. Vaata seda, mis need on? Siin on nii palju kalu, ma ei tea, mida teha. Mida ma teen? Kas ma peaksin nad lihtsalt sisse kallama? Ma arvan, et ma pean nad lihtsalt sisse kallama. Ma ei tea. Rahunege, kutid, ma päästan teid. Vau, ma näen hunnikud pakusid. Olgu, me lihtsalt paneme nad sisse ja siis vaatame nad üle. Vaata, meil on üks paku, meil on veel üks paku, meil on veel üks paku. Ma arvan, et need ongi kõik pakud. Kes iganes selle basseini omanik oli, talle tõesti meeldisid pakud. Me oleme täna õhtul sõna otseses mõttes umbes 30 paku kinni püüdnud. See on hullumeelne. Seal on kuraami. Väike paku. Vau, mis see on?
see on Frontosa. Okei, see on lahe. Teate mis, kutid? Ma säästan teie aega. Need on kõik pakud. Seal on sõna otseses mõttes umbes 10 tükki. Me paneme need tüübid kohe jahutisse. Ja kuna me pole veel delfiini kätte saanud, on aeg paigutada koletiskala püünis. See on suurim kalapüünis, mis mul on. Ja kuna see kala on nii suur, siis ma arvan, et see on meie ainus võimalus neid püüda. Nii et ma võtsin veel ühe tilaapiafilee. Me viskame selle siia sisse, heidame selle sügavasse otsa ja loodame parimat. Issand jumal, see haiseb nii halvasti. Noh, me teame, et kaladele see meeldib. Seal ta läheb, jah. Okei, mul on selle kohta hea tunne. Nagu te näete, on praegu öö. Ja mida me teeme, on see, et jätame selle siia terveks ööks. Me ilmselt jätame selle kalapüünise siia 3-4 tunniks, laseme seal natuke seista ja loodetavasti saame mõne hiiglasliku kala kätte. Me teame, et nad on siin. Nüüd on vaja lihtsalt õnne. Nii et näeme teid mõne tunni pärast. Okei, kutid, no praegu on varajased hommikutunnid. Me oleme terve öö selleks oodanud ja kogu see video on viinud just sellesse hetke. Nii et me läheme nüüd oma koletiskala lõksu kontrollima ja ma loodan, et me püüdsime midagi hullumeelset. Eriti delfiini. Kuhu nad läksid? Silsian, vaata, sa ematasid mind. Olgu, hakkame pihta. Tule nüüd, anna mulle midagi head. Ma ei näe midagi. Mis see on? Mu jumal. Jaa! Said selle kätte? Ma arvan, et saime selle kätte. Said selle kätte, mu jumal, jah? See oli meie viimane võimalus see kätte saada. See peabki see olema. Jah, see on uskumatu. Kuraamus! Mu jumal! Meil on siin 3 kala. Okei, me peame olema ettevaatlikud, aga me peame need kutid kõigepealt välja saama, et ta teisi kalu ei vigastaks. Okei, suur paku, tuleb läbi. Lähme. Meil on kõikidele koletiskaladele jahutuskast valmis pandud. Paneme selle kuti sinna sisse. Ja siis on meil delfiin. Meil on tohutu klounugakala. Me peame siit välja saama. Vaata seda. See on suur poiss. Vaata, see on üks suurimaid klounugakalu, mida ma kunagi näinud olen. Sa näed tema saba siin. Tundub, et mõned neist pakkudest on seda närinud. Ma mõtlen, see on loogiline. Seal oli umbes 50 pakut. Vau, ta on suur. Siil ta läheb. Ja nüüd, kutid, on käes hetk, mida me oleme oodanud. Issand jumal, ma unustasin. Nad annavad sulle elektrilöögi. Nad annavad sulle elektrilöögi. Jah, ma unustasin. Nad annavad sulle kuradi elektrilöögi. Nad on elektrilised. Mäletad neid väikseid, keda ma püüdsin ja nad andsid mulle lööki? Issand jumal. Issand jumal, see on hullumeelne. See on roheline. See on nii lahe. See on palju lahedam kui need beebid. See seal on tõesti suur. Täiskasvanud delfiin. Mis iganes selle nimi on, ma ei tea. See on delfiin, okei? Ta on ka nii õrn. Vau, see on... Ai, ta annab mulle kuradi elektrilööki. Ta annab mulle elektrilööki. Ai. Okei, ma tahan ta vette panna, aga ta annab lööki. Ai, ta annab mulle kuradi elektrilööki. Nii, kutid, me panime ta praegu sellesse jahutisse. Ma tahan teda teile paremini näidata. Ta on praegu jahutis, ta on turvaliselt vees ja ma tahan teda teile paremini näidata, sest see olend on lihtsalt hullumeelne. Ma mõtlen, vaadake seda. On põhjus, miks neid kutsutakse delfiini kalapeks. Nad näevad tõesti välja nagu delfiinid. Issand jumal. Ja näha nii suurt isendit, see tähendab, et see on vana kala. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Me peame talle nime panema. Kutid, kommenteerige allpool. Jaa, okei, ma olen lõpetanud. Ma ei puutu teda enam. Kirjutage allapoole, mis nime talle panna. Ma arvan, et me võiksime talle nimeks panna Sparky. Aga igatahes, kutid, me paneme Sparky koos kõigi teiste kalade ja 50 päästetud päkuga täna öösel tagasi autosse ja me sõidame minu koju ning paneme nad nende uutesse kodudesse. Ja kui te arvate, et me peaksime sellesse mahajäetud basseini tagasi tulema ja proovima veel kalu päästa, siis kommenteerige allpool. Pange like. Ma mõtlen, et pole teada, kui palju neid siin veel olla võiks. Aga igatahes, kutid, näeme minu juures. Tagasi teil koju panime 2 väikest napsi kilpkonna looduslikku tiiki. Ja siis panime erilised kalad, nagu punane sabakass ja tiiger nabitinaga säga nende enda tiiki. Ja ülejäänud läksid saladuslikku tiiki. Siit näeb tõesti, kui palju me päästsime. See on hullumeelne. Ja ainus, mis veel alles oli delfiin. Ja mul oli tema jaoks ideaalne koht. Tule siia, sõber. Jah, sa ei saa mind enam särtsutada. Mul on võrk. Nii, ta läheb, kutid, oma uude koju. Ta hakkab siin nii hea välja nägema. Seal on üks astelraidest. Sul on uus sõber. See on nii lahe, kutid. Ta hakkab siin imeline välja nägema. Ja ta on kindlasti üks mu uusi lemmikkalu. Ja kui te tahate näha, kuidas me kõiki neid kalu põhjalikumalt hooldame, siis vaadake uut vlogikanalit nimega Bass Fishing Productions Vlogs. Ma panen selle lingi alla. Ja sellel kanalil hakkame tegema tuure, uuendusi, söötmisi ja jah, see saab olema väga lahe. Kui sulle see video meeldis, siis pane like ja telli kanal allpool. Näeme teid järgmises videos. Ciao!